söömine oli hästi ebaregulaarne ja tõesti need Ameerika mäed, see tunne, et ma söön ära ühe kiire granoolabaari ja siis 15-30 minuti pärast tahaks juba midagi veel ja siis tahaks juba midagi veel, et see oli väga-väga mine. Ebaregulaarne toitumine oli kindlasti suur märksõna minu elus enne. Et ma võisin vahest süüa hommikusööki alles kell 2. Õhtuks oli niisugune tunne, et ma õhtusöögi ajal sõin koomasse ennast, sest ma olin päev otsa seda kerinud endal seda nälga ülesse. Mis mulle väga meeldis selle programmis oli see, et meil oli nagu niisugune tugigrupp oli kogu aeg olemas, et ma ei olnud üksinda. See sulandus nii hästi minu omal nagu esiteks minu eluga ja siis ka minu perega, mis on kõige olulisem, et ma ei tahtnud teha midagi sellist, mis on nagu natukene punnitamine minu jaoks ja siis pärast ma pean nagu oma perega kaasa saama. programmi raames me nagu tegime pilte oma toidust ja siis tihtipeale oligi, et ma alustasin sellest, et ma tegin pildi ära ja lõpuks ma ei jõudnud kogu seda kogust ära süüa. aga just süsivesikud jäid siis nagu lõppu, et kõht sai tegelikult normaalset toitu täis. Tühja kõhu tunnet praktiliselt ei tunnegi, et see kogu aeg on nagu päeva jooksul hea olla. et uni oli stabiilsem, ma tundsin ka vaimne tervis oli, mu süütenöör ei olnud enam selline lühike. tänu sellele suhkruvabale kuule ma sain teada, kui palju lisatud suhkrut ma tegelikult tarbin ja see oli lihtsalt nagu, see oli hirmus tegelikult kõik inimesed selle programmi korra elus kas või läbi teha lihtsalt sellepärast, et need teadmised, seal oli 8 nädalat, igal nädalal oli üks teema, millega siis süvitsi mindi ja ma iga kord sain midagi põnevat teada, et ma ei oska küll öelda, kellele seda ei tohiks pakkuda.